ma hakkan juba kiirelt vlogima, ma teen siia selle sissejuhatus on ilmselt hiljem, aga ma olen tulnud Frankfurti Ironmanile ja me kõndisime just maha 2 kilomeetri, et saada lihtsalt näha seda ujumispaika ja ujuda siin, mis on tasuline. Mind lubati praegu ainult vaatama. Täna on jõhker tormituul. Praegu ei mäleta. So this is the standard cap for women. This is the ADA cap. You can choose the color you prefer on Sundays or there is no. I don't make it too tight. Then good luck. Thank you. Enjoy. Bye. Bye. Tere hommikust, on reede, kell on 11 ja me tulime isaga ujuma. Tulime eilsesse ujumispaika. Hea ujumiskoht on ju. Osad juba ujuvad. Praegu ei paista üldse. Kaugele läksid? Seal. It's my vlog. Hello. No nii, tere kõigile! Ma olen Frankfurdis. Võistlen siin siis Ironman Frankfurt Euroopa meistrivõistlustel. Ja me saabusime siia neljapäeval, 26.
lendasime hommikul Riiast ja siis me eile tulime kõigepealt siia ööbimispaika, sest see on kohe lennujaama kõrval ja siis me avastasime, et okei, et me ei saa varajast check-in'i teha. Aga ja läksime siis ujumispaika vaatama, aga ujumispaik oli nagu remondis. Vähemalt see tee, mida sinna, kust see mööda sinna sisse saab, oli remondis ja meid siis ei lastud sinna. Ja siis me leidsime uue parkimiskoha veits kaugemal teise järve ääres ja sealt andis ikka kõndida 2,2 kilomeetrit oli sinna Ironmani võistluspaika. Et sellega läks natuke nihu ja sinna Ironmani võistluspaika sisenemiseks, et saaks ujuda, püüdi maksma 6 eurot nägu. Ja siis me mõtlesime, et ei ole mõtet, et tuul oli ka seal kõvem. Et mind lasti lihtsalt sisse korraks seda võistluspaika siis vaatama. Ja siis me ujusime ikkagi seal, kus me täna ujusime. Ilmad on siin tegelikult kuumad. Lihtsalt praegu, kui me siia saabusime, on neljapäev ja täna on juba reede. On olnud vihma ja tuult ja natuke jahedam. Aga veetemperatuur täna oli 24 kraadi. Ehk siis kalipso kasutamine on küsimärgi all endiselt. Mul on ka swimskin kaasas. Ja jah, täna on siis selline ilm meil siin, et ikka sajab ja selline hall. Samas on hea, et ei ole väga kuum täna. Et homsest läheb juba ikkagi väga kuumaks ära siin ja võistluspäeval näitab ka 30 kraadi ja päikest. Võistluspaigast siis, mis ma sain? Siis valet pidi selline kott. Ei olegi seekord midagi erilist. Martini jooki Kristola. Svammid võistluspäevaks. Need ilmselt paisuvad, ma eeldan, veega. Minu number on siis 322. Need asjad tuleb siis kõik siin veel kokku valmis sättida. Ja jah. Ma ostan igast võistluspaigast ka tassi. See on viimase aja kuidagi trend. Võt. Aga jah, tänane plaan oli algul natuke lahtine, sest et eesmärk oli täna öösel korralikult magada, sest eile ei saanud. Siis ma magasin 11,5 tundi. Üks hetk läksin maru palavaks, miskipärast konditsioneer oli end välja lükanud. Aga sellegi poolest oli uni üsna nagu okei, suhteliselt kvaliteetne. Ja täna me käisimegi siis jälle ujumas. Ujumas ma kohtusin oma Belgia sõbranna Liisiga, kelle tõttu ma tegelikult siin üldse võistlen, sest tema kirjutas mulle, et kas sa võistled Frankfurdis aprillikuus kirjutas. Ma ütlesin ei. Ja siis ma kas nädala või 2 pärast kirjutasin talle vastu, et nüüd võistlen. Et jäi mul kummitama. Aga temaga ma kohtusin esimest korda Nitsa MM-il. Me olime samas vanuseklassis ja nüüd on tema vanemas vanuseklassis. Tema jahib siis Hawaii pääset. Mina pigem mitte. Sest Hawaii pääsme saab selleks aastaks. Aga no vaatame, mis me otsustame ja teeme. Ratas sai ka eile kokku pandud. Natuke mässasime kõikariga. Aga saime korda. Kristot kaasas ei ole, ma olen siin ema ja isaga. Ja nii ongi. Muud midagi. Tänane plaan on veel minna nüüd süüa. Söök on elu. Sööma peab. Belgia tüdruk küsis ka, et kas sa sööd ka palju või? Megalt. Siis tuleb minna briefingule pärast söömist ja pärast briefingut ma plaanisin võistluspaigas joosta. Ma ei ole nüüd oma jalavigastuse tõttu jooksnud nädal aega vähemalt. Nüüd ma siin selle nädala alguses proovisin joosta, sain joosta ilma valuta lõpuks. Aga peab ikkagi ettevaatlik olema, et saaks võistluspäeval maratoni joosta. Et jooksuvorm oli üpris hea, nii et ma loodan, et see selle nädalaga ei ole ära kadunud, sest et ma olen kõvasti ratast sõitnud ja ujunud. Aga vaatame siis, mis seal briefingul räägitakse. Official men's care products of Ironman Europe. Notice that we arranged that the rain would be a little bit early this morning, cool things down.
A little bit of sunshine for your race briefing, just a bit of tan, a bit of vitamin D. Hands. We're going to put good energy into the universe, which will mean it'll be cloudy, which means the water temperature will be warm enough you're allowed to wear a wetsuit, which means there'll be a tailwind on the bike, which means there'll be a tailwind on the run and it's mostly downhill, which means you will be an Ironman. So now, all that good energy, are you ready? Ladies and gentlemen, beautiful people, welcome to the Mainova Ironman Frankfurt, your European Championship. Louder, come on! Esimene täiesti polnud joks. 2 päeva enne Ironmani. Täna on tuuline. Kisub jälle vihmale. Siit me tuleme rattaga sisse. Ja ratta saab ise ära panna sinna, kus kohta on. Ehk siis kohad ei ole nummerdatud. Paned lihtsalt järjest. Üks jõuab, see vajab ratta sinna taha. Ja seal on kohe need telgid, kus on kotid ja riidevahetus. Siit tuleme rattaga teisele ringile. Sealt tuleme ujumast ja keerame. Nii, tere! Ilusat laupäeva! Kell on 10:45. Ma testin siin hotelli lähedal oma ratast, et vaadata, kas kõik on korras, sest rattaga ma ei ole veel siin kohapeal sõita saanud. Ja kuna me ööbime nii lennujaama lähedal, siis ma lihtsalt tiirutangi siin, et natukene jalad lahti sõita ja tšekata, kas ratas on kõik timmu. Ja siis tänane plaan on selline, et 1-2 ajal viime rattavahetusalasse, sest siin on kellaajaliselt tuleb viia numbri järgi. Ja siis jalad seinale ja puhkama. Ilm on palav juba praegu. Homme saab enam-vähem sama olema. Nii et saab raske päev olema. Ilus! On ju? Sama number on mul. Minek vahetusalasse. Väga kuum on. Kamraadid kõnnivad. Sportlane veereb. Megapikk maa on veel minna. Lõppu ei paista. Lenksu uuendus sai rohelise tule, nii et saan võistelda. Seal on need piilurid. Ratas on paika pandud. Nüüd tuleb vahetusala enda jaoks selgeks teha. Vaatame.
sealt tuleme ujumast ja sealt lähme rattale. Nüüd tuleb kott ära viia. Sinna. Homme saab siia siis tagasi tulla, panna veepudelid ja söögid ja kingad ja kõik asjad lähevad hommikul. Et praegu oli ka vaja siis ratast siia tuua ja see kiivriga kott ära anda, kus on ka toidud sees. Vaatame, kas ma jätan need siia või ma võtan toidud ööseks koju kaasa. Ma ilmselt jätan siia. Päris korralik tõus on veest välja. Läheb. Tiip käes. Ratas antud. Kotid antud. Ma jätsin ka jooksukotti siin ära, et ma ei peaks kesklinna sõitma, sest me ei ööbi seal lähedal. Täitsa lõppu kuum on. Nii. Seal on ujumise väljapääs. No nii, ujumise start on siis siin. Ja siis me ujume sealt tagant. Siit veest välja, jooks ja tagasi vette, otse sinna taha. Ja täitsa sealt. Siis siit veest välja. Ja siis läheb see mäkke jooks läbi liiva, tundub. Kell on nüüd saanud 16.50 ja me käisime enne lõunat söömas väljas. Ja nüüd ei ole midagi kui lihtsalt chill. Ma vaatan Ginny ja Georget ja vanemad läksid jalutama õue. Väljas on mingi mega kuumus. Mina chillin siin külmas toas pigem. Ja homme tuleb kella 4 umbes minna siis keskusesse ja sealt väljuvad bussid ujumispaika. Et ühesõnaga tuleb magamata öö. Niuke teistmoodi ärevus on sees jälle. Nagu ikka nende täispikkadega kuidagi selline teistmoodi tunne. Et kui poolpikkadel ma nagu tean üpris kindlalt, kuidas nagu asju teha ja kuidas asjad käivad, sest ma olen neid 13 poolpikka distantsi juba teinud, et seal ma tunnen ennast nagu kindlalt, aga kuna see on mu 3. täispikk triatlon, siis selline teadmatus ja ärevus on sees, et tahaks, et kõik läks hästi ja et ei tuleks mingeid viperusi tee peale, et saaks toredalt võistelda ja pingutada ja anda endast parima ja et finišis, et ilusti finišisse jõuda ja seal rõõmustada. To leave the transition, you please must make your way all the way down. Hommikust kella 5 jõudsin ratta juurde. Vanemad tulevad hilisema bussiga, sest me ei saanud parkimiskohta sinna, kus me tahtsime. Aga nüüd tuleb siis rehvid täis pumbata, panna joogid ratta külge, panna kingad ratta külge. No nii, ratas valmis. Just anti info, et vesi on 24,7 kraadi, ehk siis ilm on ka lihtsalt ujumine. Nüüd tuleb minna sisse.
ahah , et ma lasksin isegi jah. olgu . We are live to the world. This is your Ironman Pro Series. Rudy Von Berg, 8-time Ironman 70.3 champion, 2-time Ironman champion, third at the Ironman World Championship Canada 2024. Now please welcome wearing the number 5. Swim, to bike, to run, to become an Ironman. Are you ready? Everybody scream! 15 seconds to the start of the final of the Ironman Frankfurt European Championship. The mayor is standing by. Wait for the cannon. The European Championship. Naiste kaheksas. Oma esimesele kaotab 3 minutit. tubli . Hoia rahulikult. Musu . nii palav on. Nüüd tuleb ratas üles otsida. Mul pole õrna aimu, kus see on. Kuskil on. Leitud. Ma olin nii kiire lihtsalt. noh , ongi tehtud . tasus kannatada . jah .
tere, tuleviku Anette on siin. Video tuli ilmselt selline veidi kaootiline, sest et kuidagi ärev oli kogu aeg ja närv oli sees ja väga palju ma ei filminud. Aga võistluspäevast on küll klippe. Ja võistlus ise siis mul enne 2 nädalat kuskil enne võistlust või vähemgi lõi välja vana vigastus jalalabas, kus ma ei tohtinud enam joosta, sest et nii valus oli. Mul on seal luuga mingi teema ja täpsema info saan ma tegelikult alles augusti keskel, kui saab tehtud MRT. Et praegu ei tea, mis seal seda jama põhjustab. Et mul on seda iga aasta, juba 3. aasta järjest. Ja tahaks nagu lõpuks jälile jõuda, et mis mul siis joosta ei lase. Aga enda füsioterapeudi ja siis taastusraviarstiga saime jala nii palju korda, et paar päeva enne võistlust ma sain ilma valuta joosta lõpuks. Ja see andis siis nagu kindlustunde, et maraton saab kindla peale läbitud. Võistluspäev algas siis kella 3 ajal äratusega ja liikusime siis keskusesse autoga ja sealt bussidega siis sai stardipaika. Stardipaigas ei olnud muud kui ratas korda, joogid, söögid ratta peale ja siis juba soojendus ja startiminek. Ujumine toimus seekord ilma kalipsota. Minu elu esimene Ironman ilma kalipsota, sest et isegi poolpikal ei ole ma ujunud ilma kalipsota, et vesi on olnud ikkagi alati jahedam. Aga seekord oli vesi 24,7 kraadi ehk siis 0,1 kraadi kõrgem sellest, et kalipso keelati ära. Aga ma olin nagu pigem positiivses meeleolus selle koha pealt, sest ma teadsin, et ilma kalipsota on mul võib-olla isegi rohkem eelist. Ja ujumas ma tundsin ennast väga hästi ja mul esimest korda elus ei läinud käed krampi. Et mul hästi tihti ujudes kalipsoga tõmbab käed pisut kinni, sest mul on pigem suuremad käelihased ja see surve nagu häirib. Aga ujusin oma Ironmani rekordi, ujusin 1 tund ja 6 minutit, tundsin ennast vees pigem hästi, kuigi ma pole vist elus varem nii palju saanud ujumas peksa. Et me lihtsalt ei mahtunud sinna vette ära stardis, aga kui me läksime, korraks oli Australian exit ehk siis veest väljajooks, siis teisele ringile minnes oli nagu juba vabam ujumine ja sai oma ujumist teha paremini. Et ujumisega ma jäin väga rahule. Veest ma tulin siis välja 4. oma vanuseklassis ja vahetusalas läks kõik nagu plaanipäraselt, ainult vaseliini unustasin määrida. Ratta peal otsustasin, et esimene ring, rattas oli 2 ringi, et esimene ring võtan rahulikult, et jälgin, mida keha teeb, sest et väga kuum ilm oli tulemas. Üle 30 kraadi oli sooja, päike paistis, ühtegi pilve ei olnud, kuigi lubas pilvi. Meie õnnetuseks siis pilvi ei olnud. Rattas tegelikult oli päris hea tunne. Jälgisin oma enesetunnet, vatte ja pulssi ja lihtsalt sõin, jõin nii palju kui võimalik, eriti palju jõin, sest et ja kallasin vett peale, et nii kuum oli ja vahepeal tekkis tunne, et tahaks magama jääda, et selline ülekuumenemise tunne oli, et kohe läheb nagu pilt eest ära, selline hästi unine olek oli, et hirmus hakkas isegi. Et siis ma tulin nagu tõusu peal possast välja ja nagu üritasin pead nagu selgemaks saada ja võtsin siis rohkem kofeiini sisaldavaid keele või mingeid kummikomme, mis mul kaasas olid. Ja need nagu aitasid. Tee ääres oli mitmeid inimesi, kes juba olidki ennast pikali visanud, sest et lihtsalt ma ei tea, kas krambid või tõesti neil ka hakkas pilt eest minema. Teisele ringile minnes sain vanematelt infot, et olen sõitnud hästi ja pigem liigun nagu
kohtades ettepoole ja teisel ringil otsustasin, et natukene juurde panna. Ja eestpoolt hakkasidki tegelikult seljad rohkem vastu tulema, sest et inimesed olid esimese ringiga rohkem üle pingutanud. Et sain ka oma sõbranna belglase kätte, kellega me igal pool kuidagi kohtusime, et tema oli muidugi vanemas vanuseklassis, et enne rattadistantsi lõppu sain siis tema ka kätte ja ratta keskmine kiirus oli 34,7. Et jäi pigem varu sisse, aga ma selle kuumuse pärast ei julgenud rohkem endast välja anda seal ratta peal, sest ma teadsin, et maratoni jooks tuleb raske. Hüppasin siis rattalt maha, nägin vanemaid, kes ütlesid mulle, et nüüd ma olen teisele kohale jõudnud. Et jooksma läksin siis teisel positsioonil oma vanuseklassis ja esimene ring otsustasin jällegi, et hoian pisut tagasi, vaatan, kuidas keha käitub. Jalad olid üllatavalt head. Esimene ring jooksingi kuskil 4-50 kilomeetri kohta, aga teisele ringile minnes ma juba tundsin, et samm vajub. Jooks oli 4 ringi, et samm vajub ja kuidagi ei ole hea enesetunne, et järjest kehvemaks läks ja see kuumus hakkas nagu tappa. Jooksus sulasin ära selle kuumusega, et üritasin küll soolakapsleid võtta, aga ma olin oma magneesiumi ampulli kuskile kaotanud, millega oleks saanud kiiremini ilmselt leevendust ja soolakapslid ei mõjunud üks hetk enam. Tuli laua pealt puhast soola haarata, mille peale vabatahtlik muidugi naeris, et ma selle soola endale kurku kallasin kõik. Ja kolmandast ringist alates oli ikka puhas kannatamine, et püüdsin lihtsalt joosta ühest toitlustuspunktist teise. Igast toitlustuspunktist ma kahjuks kõndisin. Jõin, sõin ja tuli jälle edasi joosta. Ja viimasel ringil tulidki krambid, lõi sääre tagant krampi, lõi selle vigase jala varvas. Mul pole elu sees olnud niimoodi, et varvas krambitas niimoodi, et ma ei kontrollinud seda, et ta ise tegi oma tegevust. Ma niimoodi otsin nagu pöidlaid, et ei tekiks nagu tugevaid krampe. Ma suudaksin ikkagi ära joosta selle ja lõpuni jõuda. Ja isa ka raja äärest ütles, et enam ei ole midagi, kui tuleb lihtsalt elusalt koju jõuda, sest seal tõesti inimesed oksendasid. See vaatepilt oli päris hirmus. 35 kraadi oli juba lõpuks. Aga finišisse ma jõudsin. Kahjuks langesin jooksurajal vanuseklassis 5. Vahed ei olnud küll väga suured, aga kahjuks seekord läks nii, aga ma olin nii õnnelik, et ma selle ära tegin, sest et eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses oli mul väga raske. Ma ei teadnud, kas ma suudan triatloniga jätkata. Ma olin väga madalas seisus. Mul olid äravushäired ja kaldusin nagu depressiooni poole. Ja ma olen lihtsalt õnnelik, et ma olen jõudnud tagasi siia, et ma olen õnnelik ja ma suutsin selle Ironmani ära teha väga heade tulemustega, arvestades seda, et ma olen oma treeningkoormusi kõvasti vähendanud eelnevate aastatega võrreldes. Ma olen väga rahul tegelikult selle võistlusega. Aga nüüd, et tagasilöögid ei lõppe, nagu arvata oli, siis pärast seda Ironmani lõi mul vigastus veel hullemaks välja. Et mul läks jalg paiste ja ma ei ole kuskil 1,5 nädalat veel joosta saanud pärast Ironmani. Ma ei saanud ka nädal aega üldse kõndida normaalselt, jala peale astuda. Nüüd vaikselt läheb nagu paremaks, ravi on peal. Nüüd tuleb ainult järgmisi võistlusi oodata ja terveks saada, tugev püsida. Tegelikult tahtsin seda ka öelda, et tulemuseks oli siis 10 tundi, 12 minutit ja 59 sekundit äkki. Ja see oli minu Ironmani siiamaani rekord, et 3 Ironmani ühe aasta sees ja parandasin tulemust, nii et uus rekord, aga eks ma sihtisin ikka seda 10 tundi
ja see oleks ilmselt andnud ka vanuseklassis väga kõva koha, kui ma oleks seda suutnud. Aga seekord läks nii. Aga siis aitäh, et te vaatate, aitäh, et te kaasa olete ja kohtume siis juba järgmises videos. Tšau!